Saime täpsemini aru sellest, mis toimub Eesti riigi suunal digi- ja andmeküpsuse hindamisel, siis samamoodi on Euroopa tasandil sarnane tööriist välja töötatud just siis suunatud kogukondadele, linnadele, valdadele. Ja seda tutvustab meile Martin Kauk, kes on siis Esponist inglisekeelse rolliga Data and Knowledge Portal Manager. Võib-olla Martin, sina saad kõige paremini kirjeldada ka seda, mida sa eesti keeles selles valdkonnas teed ja annamegi kohe sõna sulle üle, et saaksid tutvustada, mis toimub Lordimasega. Aitäh kutsumast. Ma räägin täna teile sellisest digiküpsuse hindamise tööriistast nagu Lordimas, mis on siis mõeldud üle-euroopaliseks omavalitsuste ja regionaalvalitsuste digiküpsuse hindamiseks. Esponis ma olen digiküpsuse hindamisega ka muude teemade kõrvalt väga pikalt tööd teinud juba 2017. aastast, kui me Eesti eesistumise ajal tegime mingeid väiksemaid uuringuid, et saada aru, mis suunas me liigume, ja sellest ajast peale oleme komisjoni ja regioonide komiteega peamiselt üritanud koostööd teha selles valdkonnas ja mitmeid uuringuid läbi viinud, omavalitsusi tülitanud erinevate küsitlustega, üritanud ka erinevaid andmeid muul viisil koguda, mis on üsna keeruline, sellepärast et Statistikaametid koostöös Eurostatiga koguvad küll andmeid, aga üsna selliseid üldiseid andmeid digiülemineku kohta ja andmeid, mis vastavad siis üsna laiale ruumilise seisule, et siis kas siis NUTS 2 või NUTS 1 tasemel andmed. Teadmised, mis toimub kohalikul tasandil, on üsna väikesed. Keerukas on ka see sellepärast, et see teema on hästi kiirelt arenev ja muutuv. Et ametlikud andmekogumisviisid ei suuda sellele tempole ka hästi järel püsida. Et teema on väga oluline, hästi palju raha on sinna suunatud just läbi RRF-i ja Digitaalse Euroopa programmi. Aga kuidas me seda raha kõige paremini kasutada oleme osanud või kuidas seda kasutada võiks, on üsna kesised. Ehk siis meil on olukord, kus meil on kuskil 90,000 kohalikku ja regionaalset valitsust üle Euroopa. Igaüks töötab selle nimel, et tagada parem heaolu ja elukeskkond kohalikele elanikkonnale. Igaüks üritab selle nimel teenuseid pakkuda, aga üsna sageli me nende omavalitsuste tasandil liigume selles suunas omaette, isekeskis. Euroopa poolt on küll palju raha ja strateegilised suunitlused seatud ja välja pakutud, aga samas teadmisi, kuidas siis kohalikul omavalitsusel läheb, napib. Samamoodi on kohalikul omavalitsuse tasandil üsna sageli väga raske aru saada, mis Euroopa tasandil toimub ja kuidas nendest strateegilistest ja rahalistest võimalustest siis kasu lõigata. Ja milleks me peaksime sellel teemal üle-euroopaliselt tegelema? Väga lihtne, et digitaliseerimine toimub nii-öelda praegu, igaüks üritab omaette nokitseda sellel teemal. Väga palju andmeid paberkujul on viidud digitaalsele kujule, hästi palju teenuseid on viidud digitaalkujule, aga samas on need
edulood üsna isoleeritud ja sageli suuremates ja edasijõudnumates linnades ja väiksed on sellest vähe kasu saanud lõigata. Samamoodi on suured probleemid, kuidas andmed või teenused või platvormid ei ühildu omavahel, kas siis omavalitsuste vahel, omavalitsuste või regionaalvalitsuste vahel või linnaregiooni piirides või siis omavalitsusregioon, riik, Euroopa Liit vahel. Kuna võimalused on hästi suured, et sellest paremat nii-öelda kasu lõigata, efektiivsemalt toimetada, on oluline teha rohkem koostööd, arendada standardeid, töötada andmemudelite osas ja andmete kogumiste osas. Digitaliseerimine ei ole asi iseeneses. Me peame seda ka lahkama siis nii-öelda üldiste arengu väljakutsete valguses. Kõik me teame, et rahvastik vananeb, eelarved on muutumas kitsamaks. Meie ka valitsemismudelid on mõnes mõttes aegumas või aegunenud. Kui me vaatame ka Eesti haldusreformi vaates Euroopat näiteks, siis me näeme, et suurem osa Euroopa omavalitsustest on väiksemad kui 6000 elanikku. Ei ole kindlasti õige öelda, et nad peaksid kindlasti mingisuguses suuruspiirkonnas jääma, aga kindlasti tähendab see seda, et suurendada seda võimekust, ka digivõimekuse osas, peavad omavalitsused rohkem ja rohkem koostööd tegema. Et omavalitsusi ja regionaalvalitsusi hinnata, nagu ma mainisin, andmeid on meil vähe. Ja üks võimalus selleks on lihtsalt minna omavalitsuste uste taha ja küsida, et kuidas teil läheb, mida te teete. Ja Lordimas nii töötabki, et selle taga on üks küsitlus. Küsitlus on jaotatud 7 valdkonda. Iga valdkonna kohta oleme küsimas 4-8 küsimust. Valdkonnad on valitsemine, tehnoloogia, koostöö, ühilduvus, andmete haldus, teenuste pakkumine ja teenuste disain. Iga plokk on üks maatriks, küsimuste maatriks ja mõned valikulised küsimused, kus saab lisainfot soovi korral juurde lisada. Siin on ka üks näide sellest, kuidas küsitlus on konstrueeritud. Küsitlus on saadaval ka eesti keeles ja terve see Lordimasi aplikatsioon on ka saadaval eesti keeles. Te võite seda ise lähemalt uurida lordimas.espan.ee. Ma panen selle lingi ka pärast ettekannet vestlusesse. Siis kokku tuleb vastata selle digiküpsuse hindamisel 44 küsimust. Ja me soovitame neid küsimusi vastata mitmekesi, näiteks teha üks töötuba omavalitsuses, sest et sageli see info on mitme eksperti käes või mitme osakonna käes. Ja sellist üle-euroopalist küsitlust on väga keeruline kokku panna. Me nägime selle kallal päris palju vaeva ja tegime ka mingeid töötubasid linnadega. Kindlasti on ruumi parandada selleks ja kindlasti on ka
ei ole võimalik neid kõiki nüansse läbi selle küsitlusi ka tabada. Aga me üritasime aru saada näiteks, et kas on olemas omavalitsusel mingi lahendus või teenus või pigem lähenemine mingile küsimusele, et kas see on võetud siis käiku näiteks mingis teatud osakonnas või valdkonnas või on see võetud vastu või käsitlus siis valdkonna üleselt või organisatsiooni üleselt. Lisaks on ka muidugi väga raske tabada näiteks teenuseid või lahendusi, mis on küll omavalitsusel kasutusel, aga näiteks omavalitsus ei ole selle teenuse eest vastutav või haldab näiteks, et on mingid registrid või mingid digikaksikud või andmebaasid, mida te kasutate näiteks, mis on pakutud siis näiteks riigi tasandil. Pärast küsitlusele vastamist leiate oma nii-öelda selle tulemuse dashboardilt, kus siis on võimalik oma andmeid vaadata või oma tulemust vaadata. On võimalus ka vaadata neid tulemusi võrrelduna teiste omavalitsustega ja siit saab kasutada ka filtreid, et valida välja näiteks sarnase rahvaarvuga omavalitsused oma riigis, teistes riikides ja nii edasi. Ja on võimalik siis neid erinevaid valdkondi, mida me siin käsitlenud oleme, eraldi vaadata. Ja siin on ka mõned näited siis Eestist. Meil on hetkel küll 4 omavalitsust vastanud, 5 sellepärast, et Tallinn on juba sellele küsitlusele 2 korda vastanud. Me eeldame ka, et Loodimas võiks olla huvitav mitu korda vastata, ehk siis iga aasta tagasi tulla. Me saame vaadata ka, kuhu poole me arenemas oleme. Ja see aplikatsioon võimaldab ka siis kõrvutada erinevaid omavalitsusi näiteks erinevates riikides või samas riigis või läbi ajaperioodi, et tabada ja võrrelda omavahel ja õppida, kuidas teised on arenemas. Lordimas võimaldab ka jagada parimaid praktikaid. Selleks on ka üks küsitlusvorm, kus tuleb siis kirjeldada, milles see parim praktika seisneb, milline on selle mõju organisatsioonile ja milline on selle mõju siis kas elanikkonnale või ärikeskkonnale. Ja see on väga lühike küsitlus, 3000 tähemärki kokku, pluss siis lingid, kust saab siis juurde lugeda või seda lahendust lähemalt sirvida. Lisaks pakume ka poliitikasoovitusi ja me töötame selle küsitluse ja kogu selle keskkonna parandamise või edasiarendamise suunas Living in New liikumise raames, kus siis mitmed linnad on ennast siis ka kirja pannud monitoring and measuring töögruppi, kus me siis ka järgmisel poolaastal neid poliitikasoovitusi ja juhendmaterjale üritame koondada, et see tööriist oleks veel võimalikult rohkem abiks küsitlustes osalejatele. Ja teie võite ka meie töögruppidega ühineda või teiste töögruppidega, mis on siis selle liikumise raames püsti pandud, tehnoloogia, rahastamine, võimekuse suurendamine ja nii edasi. Ja lisaks on see kindlasti abiks ka kõikvõimalike
teadmuse suurendamiseks, nagu ma ütlesin, siis Euroopa statistika annab meile teatud aimu, kuhu poole me liigume ja kuidas me areneme, aga täpsemad ülevaade meil siiski väga suures osas puudub. Uuringud ka, mis näiteks on siin linnasid rohkem vaadanud, võib-olla pakuvad ka teatud määral sellist piiratud vaatenurka, sest et linnu on kergem uurida, aga linnad on ka võib-olla rohkem selle valdkonna osas või digiareng on suurem olnud, hüppelisem olnud. Ja ma arvan, et just väiksemate omavalitsuste osas, kus abi läheks kõige rohkem vaja, selles osas me täpselt väga hästi ei tea, mis toimub. See uuring on suunatud eelkõige omavalitsuse töötajatele, kes siis on haldamas seda digiarengut. Erinevates suurustes linnades on need eksperdid erinevalt nimetatud, aga sisuliselt võib-olla kuni linnapeast või omavalitsuse juhist kuni siis mingi tehnoloogia juhini või IT-eksperdini. Küsitlus on saadaval ka, küsitluse võib ka alla laadida ja me soovitamegi näiteks selle paberkujul eelnevalt töötoana läbi teha ja siis selle platvormi üles laadida. Me üritame ka iga aasta Lordimassi andmete põhjal aruanneid koostada. Esimene aruanne valmis meil 2004. aasta lõpuks, kus me siis põhinesime selle ülevaate esimese 100 vastanute osas. Ja siin näete, et Lordimass on nii-öelda hoogu kogumus. See slaid on küll 6 aega vana, et siin on öeldud, et meil on juba 70 uut vastanud sellel aastal, juba 140 uut vastanud sellel aastal. Kutsume teid osalema ja kui teil küsimusi on, siis võib vabalt mulle kirjutada või kohe siin täna küsida. Ma siinkohal jään pidama. Väga tore. Aitäh, Martin. Meil on siin natuke aega, et küsida ka paar küsimust ja võib-olla siis alustaksin kohe enda poolt sellega, et Lordimass mõnes mõttes on esialgu kõigepealt sellise hindamise nii-öelda tööriist, aga selle nii-öelda najal peaks lõpuks siis jõudma linnadele ju ka sellised soovitused, et mida ikkagi peale hakata, kuidas oma digitaliseerimist ja sellist digiküpsust arendada. Ignacio räägib meil kohe hetke pärast, mida on selle programmi raames võimalik teha, aga sinu kogemusel ja seda nii-öelda selle andmestiku põhjal, mis teil on juba kätte saadud, et milliseid selliseid huvitavaid kaasuseid, taipamisi oled sa ise näinud, millises seisus üldiselt linnad üle Euroopa on ja kuidas siis ikkagi edasi liigutakse oma digitaliseerimise teekonnal? Tulemused on näiteks suurte linnade osas on üsna hästi etteaimatavad, et näiteks Helsinki ja Amsterdam ja Barcelona näiteks, kes on väga aktiivsed ka erinevates programmides osalemas, aga ka kes on kõige eesrindlikumad võib-olla Euroopas, et nende tulemused on väga kõrged, väikeste omavalitsuste tulemused on etteaimatavalt väiksed, aga me tegime selle nii-öelda tööriistaga justkui nagu suured püksid või selles mõttes, et see ongi mõeldud, et me kõik üle Euroopa oleme
ikkagi üsna selle teekonna alguses endiselt või ikka veel. Ja meil on suur siht nii-öelda silmapiiri taga, kuhu siis me peaksime välja jõudma. Eelkõige ikkagi rõhutades seda, et sinna silmapiiri taha jõuda, selleks me peame väga palju koostööd tegema ja et see digitaliseerimine ei ole ainult oluline omavalitsuste lõikes, aga ka ühiskonna mõttes suuremalt ja sellel põhjal tuleks meil ka mõelda rohkem, kuidas me näiteks naabervaldadega saame koostööd teha, et ka teatud kulusid nii-öelda kokku hoida. Eelmise ettekande põhjal ma nägin hästi palju erinevaid rolle, mida peaksid siis omavalitsused endas kandma. On väga ambitsioonikas ja näiteks kui omavalitsused saaksid näiteks mingi kas või siis nii-öelda vana omavalitsuste liitude abil mingisugused kompetentsikeskused näiteks rajada, kus siis ühiselt mingeid kulusid ja rolle jagada, oleks, ma arvan, väga oluline. Et see põhisõnum Lordimassilt tuleb ka seda, on järgmine, et igaüks ei peaks seda jalgratast ise leiutamas olema, et koos oleme tugevamad ja koos oleme ka praktilisemad, et need andmed kindlasti ei jää ainult omavalitsusele, vaid neid tuleb ka siis, on oluline ka neid naaberomavalitsustega jagada, et ühiseid otsuseid vastu võtta ja ühiseid teenuseid pakkuda, neid tuleb ka riigiga jagada, et ühiseid otsuseid ja teenuseid jagada ja pakkuda. Meil on siin hiljem ka esindaja Linnade Valdade Liidust Eestis, et saame edasi veel arutada koha peal, kuidas siis tõesti võiks seda koostööd juba suurendada, sest tööd on ju palju ka tehtud.